Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere tulemast kuulama Autotundi. Meil on 6. märts. Nüüd on antud noorkotkale võimalus tiibu sirutada. Hans Lõugas läks pikemaks ajaks puhkusele ja ma pean neid saateid nüüd suutma ise eest vedada. Õigemini mitte päris üksi, aga ma pean nende nuppudega siin hakkama saama. Lennart aitab mul meie sage saatekülaline ja autogeeniuse kaasautor Kaur Irves. Tervist. Ja täna on meil stuudios ka veel 3. inimene, kes räägib täis meie saate teise poole, ma loodan. Aga tutvustame ta kohe ära, sest ta võib ka siin uudiste osas sõna võtta. Tegemist on Hannes Tõnissoniga, kes on peaaegu sama kuulus inimene juba Eestis kui Ott Tänak, sest tema ütleb Toyota tiimile, mis ilm tuleb. Nii, aga saate uudiste pooles on loomulikult täna kõne all Genfi autonäitus. Et vaatame põgusalt üle, kas ja mis uudiseid sealt tulnud on ja mis Genfi näitus üldse see aasta toimub. Genfi me see aasta esimesteks päevadeks kohal ei läinud. Meil üks kaasautor, Paula, läheb sinna järgmisel nädalal, et tuua sealt meile pildimaterjale ja koha peal olevat melu. Aga vaatame siis, mis meieni jõudnud on. Ma tahaks alustada ühe autoga, aga ma jätan selle pärast poole, et see asi juba päris koomiliseks ei muutuks. Võtame kõigepealt hoopis sellise auto nagu Koenigsegg Jesko. Ja siinkohal ma loodan, et Kaur saab kõvasti sõna võtta, sest et Koenigsegg on ju, eks ju, teadupärast Rootsi superautode ettevõte, mis toodab väga häid ja võimekaid ja nende nimel on ka hetkel maailma kõige kiirema seeriaauto rekord. Siis kui kõik teised praalisid, et nad sõidavad 460-ga ja ma ei tea mitmega Bugatti ja NSA, siis Koenigsegg läks lihtsalt ja sõitis Agera RS-iga kuskil suvalisel teel üle 440 või mäletiste numbrit. Ma ju numbrit ei mäleta, aga see on isegi lähemal mingisugune 460-70. Ja just, et kõik teised rääkisid, kuidas rehvid ei pea vastu ja nad ei saa seda katset teha ja nad teevad seda võib-olla järgmine aasta, siis Koenigsegg läks ja sõitis, et saab küll. Nii, aga sellel Agera RS on nüüd tootmisest maas ja Genfis esitleti Koenigsegg Jeskot. Naljakas nimi, see oli vist seotud ühe selle Koenigseggi tootjaks isa või vanaisa nimega. Tema isa ikka, traditsiooniliselt sellised isaliini pidi käivad need asjad. Et auto on loomulikult veel palju hullumeelsem ja võimsam, 1600 hobujõudu, aga mis selle auto puhul on välja toodud, selline fakt, ma loodan, et me väga tehniliseks ei lähe, aga sellel on 9 siduriga käigukast, et põhimõtteliselt on see auto võimeline igal hetkel sisse panema ükskõik millise käigu. No jah, et sinnamaani, kui see esimest käiku ei rammita 300 pealt sisse, siis on kõik hästi, aga peaasi, et ta oskab neid sidureid lugeda. No ma lugesin, see tundus nagu minu jaoks uskumatu, et iseenesest ju tänapäeval on standard on pigem niisugune nagu topeltsiduriga asjad, et mida siis Volcar teeb DSG-d ja Porsche on BDK ja BMW on DCT, et need töötavad ikkagi mõõdukalt hästi, et seal need algoritmid ennustavad ette, kas sa pidurdad või kiirendad ja siis pannakse järgmine käik valmis, et aga Koenigseggi filosoofia on selline, et ta ei ole kunagi rahul sellega, mida nii-öelda mainstreamis tehakse, vaid üritab asja kuhugi järgmisel levelile viia. Et sinnamaani nad rahuldusid, kuidas öelda siis, robotiseeritud tavalise kastiga. Ta ei andnud ilmselt seda vahetuskiirust. 9 sidurit, natuke rohkem tööd mehaanikutele, kui vahetamiseks läheb võib-olla. Neil on see üks teine auto, mida nad hetkel toodavad, ma ei teaks, keegi selle kätte juba on saanud, on Regera, mis on osaliselt elektriline. Ja seal ma mäletan, oli selline knif, et sealt polnud üldse käigukasti. Või ühe käiguline. Jah, ei olnud käigukasti, et seal sujuvalt nii-öelda elektriline jõud siis aitas ta paigalt ära ja sisepõlemismootor tõmmati taha mingil hetkel. See, et elektriautol ei ole käigukasti või on üks käik, see on tavaline, aga see, et nad panid, et see Regeras on mõlemad mootorid olemas. Ühesõnaga, Rootsis on insenerid kõvasti toimetamas. Arvatakse, et selle auto tippkiirus võiks olla umbes 480 kilomeetrit tunnis. Näis, muuseas seal vaatasin YouTube'is oli video, mis tutvustas seda tiimi, kes selle auto loonud on ja nende seas on üks eestlane. Loodame, et saame äkki temaga kunagi veel ka jutule. Ruben Lend vist oli ta nimi. Ma täpselt ei mäleta, jah, oli küll. Võtame natuke samast sarjast, ma ei tea, nimetame rubriigiks autod, mida me niipea endale ei osta. Järgmist me ei osta vist endale kunagi, sest seda tehakse ainult üks. Bugatti tegi valmis maailma uue, kõige kallim auto, ehk siis kõige kallima uue auto, mis kannab nime Bugatti Voiture Noir, must auto.
Kas sa vaatasid seda? Ma vaatasin ja mulle meeldis ta disaini poolest põhiliselt, et see Veyron ja Chiron on sellised kuidagi raskepärased, aga nüüd see oli selline nägi veidi kergem välja, aga jah, unistada võib, et selle auto hind, see on ühele inimesele tellimusel tehtud, peaks olema 11 miljonit eurot ilma maksudeta. Kui see peaks oluline olema, ilma maksudeta. Et see tegelikult on sellel täiesti ajalooline taust olemas, et see on, Bugattil on selline vana auto, Bugatti Atlantic 57, T vist kesk sinna lõppu, mida toodeti kunagi 30-ndatel 4 tükki. Üks nendest saeti kunagi pooleks. Siis ta jäi raudtee peale kinni. Ja ta jäi raudtee peale kinni, saeti pooleks. No siis ta ei maksnud nii palju, nagu nad tänapäeval maksavad. Kuigi Bugatti on algusest peale olnud kallis auto. Üks kuulub Ralph Laurenile, üks kuulub, mis kuulus Bugatile endale, tema pojale, on praeguseks Peter Mullini autokogus, aga 4. ja ma ei tea, kas sellest juba on film tehtud, minu arust oleks aeg, kui natsid tungisid sinna Prantsusmaale siis ja võtsid sealt hulga manti kaasa. See auto, 4. auto pandi ühele, kuidas öelda, sõjasaagi rongile ja pärast seda sihtkohta ta ei jõudnud ja pärast seda pole seda autot kuskil nähtud enam. Mis sellest sai, kus see ennast peidab, seda ei tea. Kindlasti kaevatakse kuskil Veini mõisas võib-olla 10 aasta pärast sõnnikult välja, et arvestades, et väidetakse, et Ralph Laurenile on tema auto eest pakutud näiteks 100 miljonit. Ma isegi ei tea, mis rahaühik sinna taha käib, euro või nael, suurt vahet ei ole. Et siis ma pakuks, et aardeotsijatel või sellistel automaailma Indiana Jonesidel võiks olla põhjust kõvasti arhiivides kaevata. Ostke metallidetektoreid. Aga võib-olla pandi see lihtsalt kuskile barrikaadiks takistada mõnda tanki ja me ei näe seda mitte kunagi. Aga see uus, see põhineb tegelikult tehnoloogiliselt on ta Chiron. Seal on sama mootor, samad kõik veermikud, lihtsalt see disain on sarnane selle 30. aastate autole. No piltlikult sarnane. Tagaotsas on mitmeid detaile. Esimene ots on selline, ma ei tea, natukene, võib-olla liiga ulmeline. Ta oleks võinud olla natuke ümara. Aga 11 miljonit, võta või jäta. Läheme siit korraks väiksele pausile ja siis jätkame Genfi uudistega. Autotund. Ja oleme tagasi. Ma ütlen siis selle uudise ära, mida ma alguses panin kõige esimeseks, aga ma siis ütlen nüüd, et Genfis toodi välja lõpuks uus Alfa Romeo ja see ei olnud ei Giulia Coupé ega 8C ega 4C sportautode järeltulija, vaid tegemist on uue ja väikse linnamaasturiga. No mitte väikse, aga väiksema kui Stelvio. Nimeks on Tonale, loomulikult näeb ta väga ilus välja, aga kui nad on kontseptauto hetkel, siis need tavaliselt näevadki eriti siledad ja läikivad. Aga eriliseks teeb selle mitte see, et on Alfa Romeo niivõrd, kui see, et on esimene hübriid, ja siis pistikhübriid, mis Alfa valikusse üldse tuleb. Ja miks sellega sahistatakse või miks see nii kiiresti, see peaks tulema müügil juba 2020 lõpus või 2021 alguses, et kuna see Alfa kuulub Chryslerile ja Jeep Renegade, mis on väike, teate see, millega munitsipaalpolitsei sõidab, tuleb sellest uus versioon, et ühesõnaga kõik see tehnoloogia ja raam ja kõik sellele on juba välja arendatud, siis on Alfal lihtne sinna peale ehitada oma väiksem linnamaastur. Loodame, et juhitavus pole Renegade oma. No ma ei tea. Mitu ratastel vedama hakkab loodetavasti vähemalt 4, sest on sosistatud ka esiveost, mille peale Kaur tegi linnamaasturi esivedu Alfa Romeos. Meeldis sulle see pildilt? Ja piltidelt oli hea, et kahju, et nad, mis siis oligi nagu Stelviot, ütleme sarnasemaks vormindega. Kontseptautod näevad ilusad oli, eriti kui nad Alfalt tulevad ja salong näeb väga äge välja, et Alfa on võib-olla salongi pärast just peksa saanud siin natukene viimastel aastatel, aga kui nad selle ära toovad, siis meeldib Alfa paljudele. Kuna meil saates on peaaegu, et igas saates korraks mainitakse sõna linnamaastur ja tihti hakatakse seda lahkama, ma annaks korraks Anne selle ka sõna. Kas sul on linnamaastur? Ei ole. Aga sul päris maastur on oma töisteks vajadusteks? Ei ole meil päris maasturit, aga meil on Volkswagen Transporter Synchro buss, mis on siis pideva 4-veoga ja üldiselt on niimoodi, et kui me välitöödel kuskil sellega ees läbi sõidame, siis julgevad nagu maasturit kärgi tulla. Kas ta on kuidagi eraldi, kas ta on veel tõstetud ka või? Ta on natukene pikema raamiga, et see natukene teeb teda tundlikumaks, aga kõrgus on ka natuke suurem. Ja. Nii et väga palju ei ole, aga veidi kõrgem. Aga siis, kui ta tööle ei käi, siis sõidad sa? Siis on erinevad autod, aga üldiselt Volvoga. Selge.
kas peab vastu? Ei saa kurta jah, et siiamaani on pidanud vastu. Selge, loodame, et siis uus Alfa Romeo tuleb ja peab ka vastu. Kui me hakkasime nagu alla maa poole tulema, siis mida näidati veel Genfis on uus Peugeot 208. Mina mäletan, kui tuli Peugeot 206, mis oli, no teatud aastatel on need mingid autod, mida kõik ostavad. Ja 206 oli selline, mis oli mingitel 2001 poolel, oli tõeline, ilmselt võitis aasta autotiitleid ja kõik eestlased seda ostsid, sest ta oli soodne ja ilus. Ja ta oli väikese auto kohta, mis väga, väga heade joontega. Ja ega 206 ju tegi ka nii-öelda A-gruppi masinana rallis kõvasti ilma. Mulle ta meeldis, ma arvan, et uus, selle kohta ma põgusalt lugesin, et ootab tulla selline tehnoloogiliselt natuke jälle ägedam võrreldes varasemaga ja väike autodel üldiselt on näha sellist trendi, et väike autod pole enam vaeslapsed just tehnoloogia ja tihti ka salongi viimistluse osas, et seda on positiivne näha. Et see, et sa ostad väikese auto, ei tähenda seda, et sa tingimata peaksid sõitma mingisuguse seest salvokelku meenutava plastikarbiga, vaid et sa saad selle käega katsutama mõnusa mugavuse ja silmailu ikkagi ka seal kätte. Et kui see, mis siis järgmine tuli 207 ja ka uuem 208 ei ole saavutanud sellist müügiedu, siis see, mis Genfis näidati nagu, piltidelt näeb küll hea välja. Just see ka välisdisaini osa. Aga mis päriselt on uudis, on see, et 208 põhjale tuleb ka Peugeot esimene, ja ikkagi ütleme esimene elektriautost, nad tegid koos selle Mitsubishiga, tegid seda, need sotsiaaltöötajate autod olid Mitsubishid, aga samasuguse kuju ja omadustega said osta nii Peugeot kui ka Citroeni. Et nüüd tuleb ka 208 elektriauto, mis peaks jõudma lausa selle aasta lõpus juba. Ka Peugeot tuleb sellesse karusselli ja Genfis näidati lisaks ka veel 508 sellist ideeautot, kus on nii elektrimootor kui ka bensiin ja ta nägi selline hästi äge ja sportlik välja. Aga täpselt ei ole öeldud, et kas sellest nüüd saab ka müügisaalide auto. Võib-olla üks teema siia Genfi juurde ongi natuke üldistavalt, et ma vaatasin nii-öelda seda uudismudelite nimekirja, mida nad näitavad, et elekter on teema ja elekter on rohkem teema kui kunagi varem, et kõik tõsisemad tootjad tulevad välja erinevate elektrifitseeritud versioonidega, kas siis nagu täielikult või osaliselt. Just vaatasin nii-öelda Audi, BMW, enamus mudeleid, mida nad näitavad, on mingisuguse pisikse elektrimootoriga. Just Audi oligi Genfis väljas põhimõtteliselt kas ainult plug-in hübriidid või siis nende uus, mitte e-tron, vaid juba nagu järgmine e-tron, mis on väiksem ja odavam. Jah, eks seda näha, kuidas inimesed nende pistikhübriididega, kuidas nad suhtesse astuvad, sellepärast, et tegelikult on sul ikkagi ka mingit teatavat infrat vaja, et sul on vaja ju seda pistikupesa, kuhu seda, et mille kaudu auto ära ühendada ja kui sa elad kortermajas, siis 10. korruselt auto juurde pistik vedada on selline veidi keeruline ettevõtmine. Jah. Et jah, pistikhübriidid tavaliselt või vähemalt tänasel päeval tähendavad sellist kuni 50 kilomeetri ulatus elektri peal sõitmist. See on selline täpselt linnalähedasel igapäevane väike törts tööle ja tagasi, et muidugi jälle teine asi, mis ma natuke paranoilis inimesele mõtlen, on seda, et kui palju nende pistikhübriidide loomist soodustab siis see, et nendega aetakse oma keskmist CO2 päästu alla tootjad. Sellest see kindlasti kõik algas. Nüüd on see, et kas nad on suutnud äkki need saada nii toimima või siis, et see hind alla tuleks. Et põhiline oli see, et nad panid oma mudeli valikusse pistikhübriidi, said Euroopa keskkonnaorganisatsioonidelt kiita, said selle tärni kätte ja tegelikult nende müük ei olnudki iseenesest nii oluline. Aga kui sa oled ikkagi midagi välja arendanud ja suudad selle konkurentsivõimeliseks teha nii, et pistikhübriidi valides sa ei maksa enam 5-10 000 eurot rohkem, miks siis mitte? See on nii ja naa, jälle sõiduentusiastina mulle on see pistikhübriid tekitab nagu natuke kahetisi tunded, et sa ühest küljest sa annad, elektrimootor annab tihti seda paindlikkust, et sa saad sellega ära siluda nii-öelda selle bensumootori näiteks momendi auke, aga teisest küljest lisab ta kaalu masinale ja see kaal ei pruugi sugugi vähe olla, see võib olla 100-150 kilo. Et väike auto siin niimoodi hübriidina peale, Toyota Priuse võib-olla me ei teagi, et võib-olla sellistel keskklassi executive mõõtu asjadel nagu 5. seeria BMW, D-klassi Mersud, A6 Audid, et seal see 100 kilo hajub ära selle üldise massi sees, aga näiteks ma vaatasin BMW 5. seerial 530e on siis automaatselt umbes 100 kilo raskem kui ekvivalentne lihtsalt 5. seeria. See on kõik akude ja elektrimootori pärast.
no rääkimata seda, et sul on pagasis vähem ruumi ka veel. Ja sellega me isegi tegime proovisõitu ja seal oli see jama, et ta oli maksimaalne sõiduulatus oli ikkagi umbes 30 kilomeetrit. Elektrihübriid. Et selle elektrihübriidi boonust võib-olla näha selles, et kui inimene juba oma sinna selle eramaja garaaži juurde paneb pistiku, et siis äkki järgmine samm on elektriauto, sest et pistik on juba veetud. Pistik on veetud, jah. Nii, aga jah, Genfi puhul minu arust oli ka Mercedesel, mida nad näitsid seal üht sportautot, siis oli CLA-st tuli universaal välja, aga ka neil oli see elektriautod ja paljud autod firmad ka ei osalenud. Jaguar Land Rover arusaadavatel põhjustel. Ehk siis ilmselt rahalised raskused. Volvo muuseas otsustas, et Volvo ei käi üldse enam näitustel. Kui nad eelmine aasta veel oli selline lähenemine, et nad valivad ühe suure näituse, siis see aasta on nende turundusosakond otsustanud, et käiaks ainult nii-öelda tehakse oma pop-up näitusi. Ma ei tea siis kus või kuidas, aga et selline kaasaegne müügimudel, et nagu Tesla ju ei reklaami oma autosid tavapäraselt, et Volvo õpib siis sealt. Kus siis üllatav see, kui ma vaatan Genfi seda kodulehte, siis siin on selline mark nagu Polestar 2 on ikkagi esindatud. Ja see ei ole Volvo, see on teine auto. Aga üks uudis mahub veel lõppu, kui me ütlesime, Jaguar ei olnud esindatud, siis päris õige see ei ole, sellepärast et Jaguar E-Pace ehk siis elektriauto võitis Euroopa aasta autotiitli. Mis valiti sealsamas kuulutati Genfis välja ja siis nad ikkagi olid ühe autoga kohal. Selle aasta valimise puhul oli eriline see, et 2 autot said mõlemad täpselt 250 häält. Üks oli Jaguari elektriauto ja teine oli väike Prantsuse, mis kuulub Renault alla, sportautofirma Alpine A110 siis. A110. See on selline hästi kerge ja tõeliselt nagu sõiduentusiastile mõeldud auto. Ja võitja valiti siis selle pealt, et siis võeti ühendust kõikide žürii liikmetega seal, ma saan aru, laivis, kes siis igaüks sai nende 2 vahel veel valida. Nii et põhimõtteliselt oli see aasta 2 võitjat Euroopa aasta autovalimistel. 3. jäi Ford Focus, 4. oli Citroen C5 Aircross, vaata, aga ma seda ei mäletanudki. Ma sellega just hiljuti sõitsin ja ühes tulevas saates sellest ka räägime. Siis 5. on Peugeot 508, siis tuleb Kia Ceed ja siis Mercedes A-klass. Nendest ju Kia Ceed, Peugeot ja Ford Focus olid ka Eesti aasta autofinalistide hulgas. No iPace'i puhul ma mõtlesin, et see on ikkagi teenitud auhind ja iPace'iga me oleme sõitnud siin ja ma arvan, et ka autogeeniuse toimetus võib enda väikse hääle anda. Jaa, mõtlen, seal on see sõidurõõm pluss innovatsioon pluss selline üllatusfaktor on sees ja ta oli selle ära teeninud. Ja see Alpine ka kindlasti autona on midagi täiesti erilist, aga lihtsalt kahjuks pole meie toimetuse kätte see jõudnud. Ta on Eestis üks vist ostetud, aga teda muidugi testiautona ei ole. Aga nii? Ma tahtsin ühte asja veel lisada, et tasuks võib-olla inimestel pilk peale visata Genfi auto näitusele lehele, kus on siis kõik need mudelid kergelt leitavad, et mida seal näidatakse. Ja mõned pärlid on, mis mulle endale meeldisid, eelkõige RUF, selline vahva tootja. Ja Porsche de Tuuni. Porsche de Tuuni ja jah, et kes tuli sinna välja siis 964 baasil tehtud mudeliga CTR. Enamus kerest on siis kõik carbon fiber paneelid, circa 700 hobujõuline mootor, 1200 kilogrammi tühi massi, selline suht normaalne. Kas arvad, et saaksid sellega hakkama? No miks ei saa, siis lihtsalt piisavalt laia teed ja madalaid kraave on vaja. Nii, aga lähme siit korraks pausile ja siis hakkab rääkima 3. mees stuudios. Autotund. Nii, oleme autotunniga tagasi ja hakkame rääkima Hannes Tõnissoniga, kes on mees, kes vaatab väga palju arvutit, istub väga palju metsas, mingid inimesed istuvad tal metsas ja kõik selleks, et Toyota Gazoo Racing teaks, mis hakkab rallil toimuma, mis rehvid valida, mis tingimused valitsevad. On see nii? Umbes niimoodi, jah. Mul saadet ette valmistades tekkis küsimus, et peale Oti ja Martini, mitu eestlast seal nagu aktiivselt just nagu enne rallit, ma ei mõtle, kes kogu aeg autot ehitavad või nagu seal koha peal toimetavad või palju eestlasi seal on? Ja igal rallil on koha peal umbes 10 eestlast, et mõnel rallil natuke vähem, mõnel natuke rohkem, et kuidas kunagi. Ma olen mingi aeg üle lugenud, tavaliselt tuleb kuskile sinna veidi alla üle 10.
Nendest on siis neli tüki seal kabiinis või sa loed ainult? Ikka 2 tükki on kabiinis. Nii, kas on võimalik lühidalt kokku võtta või mida sa teed? Tee see 30 sekundi pitch, kui sa peaksid praegu investorile esinema. Siis ma peaks seda 3 päeva ette valmistama, et 30 sekundi siis ära mahutaks. Kui nüüd 30 sekundiga üritada kokku võtta, siis minu ülesanne on võimalikult täpselt anda ülevaade sellest, mis nagu ilmastiku poole pealt ees võiks oodata terve ralli jooksul või järgnevate katsete jooksul ja just sellest vaatenurgast, mis on siis oluline kas siis piloodile, kaardilugejale või siis inseneridele, kes siis vastavalt peavad oma autot seadistama. Ja mis on see, kuidas sinna sattusid või mis on see, mida sa teed teistmoodi? Sest on ju olemas suured ilmajaamad, suured tiimid. Et mida ma teen nagu teistmoodi on võib-olla siis see, et kui tavapärane selline näiteks Meteo France, kes teeb siis hästi paljudele spordiüritustele teeb kõikvõimalikke ilmaprognoose, siis nendel on kohe isegi osakond näiteks Meteo France Sports või midagi taolist. Ja nemad ongi põhimõtteliselt nagu meteoroloogid. Et kuna mina nagu alustasin tegelikult sellest, et tore oli nagu rallit vaadata ja siis sai sinna kõrvale nagu hakata enda jaoks ilmaprognoose tegema ja siis mingi aeg nagu läksid nad liiga heaks võib-olla juba ja siis mina püüan minna nagu ühe sammu edasi, et kui ma näen, et tuleb näiteks mingisugune ilm, siis ma selle põhjal oskan nagu ette näha, et mis siis teedega sellel hetkel nagu juhtub. Et ma nagu püüan anda ka selle info edasi, et mis mingisugune ilmastikunähtus teedega võiks tekitada. Et a la mingisugune, et kui tuleb nagu tugev sadu, et siis seal on väga suur vahe erinevate rallide puhul, et mida tugev sadu tähendab, et mõnel asfaldiralli puhul tähendab see, et lihtsalt lähed vihmarehviga välja või nii-öelda pehmema rehviga välja. Mõne ralli puhul tähendab see seda, et sul tuleb panna see nii-öelda ekstreemse ilmarehv, et siis vesi jookseb nii-öelda tee pealt aeglasemalt ära või asfalt on siledam või siis kruusarallide puhul samamoodi, et kas siis tekivad rööpad, kas siis rööpad lähevad vett täis või midagi sellist sinna juurde või siis millises piirkonnas tekib tolm näiteks, lõpetades kas või sellega, et ma annan üldiselt ka selle kohta ülevaate, et kus kohas, millisel katsel võiks tekkida probleem näiteks madala päikesega, et ka need lõigud saab nagu välja vaadatud ja siis enne katsele minekut on juba siis enam teada, et missugusel katsel võiks tekkida siis oht näiteks madala päikese osas, et siis nii-öelda pannakse autosse kaasa mingid vastavad teibid, millega siis tõmmata nii-öelda oma seda vaatevälja vähe kitsamaks sealt. Ja siis viimasel hetkel saab siis veel üle vaadata, et kas on kindlasti nüüd see madal päike seal segamas või on natuke rohkem pilvi tulnud või mis iganes, et ei ole vaja seda teipi sinna toppida. Selles mõttes, et on hästi palju pisikese detaile sõltuvalt sellest, et missuguse ralliga tegemist on. Aga kuidas sina ja siis see meeskond kokku saite või siis Tänak, et kas sa hakkasid kuskil foorumites või edastama oma ennustusi või Facebookis või? Ei no, tegelikult sai alguse sellest, et kusagil umbes sel ajal, kui Marko Märtin veel sõitis, siis sai omal ajal hästi palju käia Eesti rallidel. Ja kes on rallil käinud, teab, et tihtipealt tuleb varem kohale minna, oled võib-olla mingi pool tundi enne katset, oled kohal, mõnikord rohkem kohal või siis 2 katse vahel ootad, mõnikord ei viitsi uuele katsele minna ja istud seal tunnikene maas. Ja siis satud ikka inimestega juttu rääkima ja päris tihti sattusime samastesse kohtadesse fotograafidega. Ja siis ükskord tekkis meil arutelu, et kui oli hirmsasti jälle tolmu olime saanud, et näo oli valge ja kott, must värvikott oli kaetud umbes sellise sentimeetri paksuse kihiga valge tolmuga ja siis kui sai sealt sellest välja võtta võileib, millel oli siis nagu veel üks kiht peale tulnud. Et siis tekkis nagu mõte, et aga miks me niimoodi tolmuses istume, et teeks enne nagu ilmaprognoosi, vaataks mingid kohad välja, et kuhu rallit vaatama minna ja siis vastavalt selle viimasele prognoosile valime siis kohad, et nendesse kohtadesse lähme, et näiteks kui on teada, et tuul puhub sealt poolt, tee on kuiv, tähendab tolm läheb sinna poole, valime vastavalt, siis vaatame see kohad või kui sajab vihma, siis väga vahet ei ole, et kuhu minek või siis seal erinevaid faktoreid sai arvestada, siis sai nagu enda jaoks ka see asi läks nagu huvitavamaks ja töö jaoks oli ka päris oluline, et teada ilmaprognoose, et tihti uurisime rannikuid ja torme ja merepõhja ja siis kui sukelduma minna oli väga tähtis, et ilm oleks hästi paigas. Ja siis mingi hetk, kui Marko Märtin enam väga palju ei sõitnud, et siis oleks siis see WRC jälgimine ka huvitavam, siis hakkasin tegema ka enda jaoks nii-öelda prognoose erinevate rallide jaoks. Proovime vaatama, et kuidas nagu läheb paika
ja siis sai arutatud ka jah, tõesti täiesti niimoodi foorumites sellel teemal, et mis ja mismoodi mingisugused tingimused mõjutavad. Ja see oli kuskil 2011 aastal, kui Ott sõitis siis esimest korda Super 2000 autoga Saksamaa rallil. Siis üks nendest fotograafidest helistas mulle ja ütles, et Kristo Kraag ehk siis, kes oli tollel MM Motorspordi selline tegevdirektor või kes käis siis rallidel kaasas, juhatas vägesid, et tal oleks vaja kiiresti Saksamaa ilmaprognoosi, et kas sa saad üle vaadata. Ja siis ma küsin, palju mul aega on, öeldi, et pool tundi on aega. Kuna mul oli juba nagu enam-vähem pilt oli ees, siis viskasin korra kiire pilgu peale ja siis Kristo Kraag helistas juba 5 minuti pärast, ütles, et tal on 2 minuti pärast vaja teada. Ja siis, et kas hakkab vihma sadama või ei hakka. Siis ma ütlesin, et ikka hakkab sadama ja siis ütles, et selge, väga hea. Pani toru ära ja 2 minuti pärast helistab uuesti tagasi, et oled kindel ikka, et vihma sadama hakkab, et kõik teised lähevad enam-vähem kuiva ilma rehvidega, et ikka päris kindel. Ma ütlesin, ja, et see kindlalt hakkab sadama kõvasti ja korralikult kohe. Ja siis ütles, et okei, läksidki vihma rehviga ja mäletan, et see oli vist Oti elu esimene asfaldiralli üldse selle Super 2000 autoga ja siis ta sõitis vist sellel katsel üldkokkuvõttes, kas oli 5. või 6. aja välja, nii et sinna WRC autode vahel ilusasti oma Super 2000 autoga, et hakkas sadama küll vihma. Ja siis tundus, et asi nagu täitsa töötas ja siis sai hakata nii, et ma tegin talle enamasti kõik asfaldirallisid, ehk siis sai siis MM Motorspordile tehtud või nii-öelda läbi siis Kristo Kraagi käis enamasti see tegemine ja siis ka kõikidele teistele sõitjatele, kes sõitsid siis MM Motorspordi all, et alates seal siis ei tulegi kõik meelde, viimasel ajal Ott on siin veel Krossile, aga varasem oli seal Raul Liets ja mõnikord vist see oli isegi vist Sander Pärnal on vist teinud ja Karl Kruudale midagi on vist saanud teha ja oli see Ukraina sõitja, kes oli vahepeal sõitis, mul praegult nimede peal on see Alzheimer Light, et mis see igasõnaga, neid on nagu päris pikk nimekiri olnud, et kellele on saanud nagu ka veel teha eelkõigis läbi MM Motorspordi. Ja siis, kui Ott siis uuesti jälle WRC-st tagasi oli, siis tema küsis alati minu käest nagu paralleelselt, et mis ilm nagu tuleb ja siis tema vist ilmselt jälgis rohkem nagu seda, mida mina ütlesin ja arutasime teinekord omavahel veel läbi ja siis tema oli ka mõnes mõttes natukene minu nagu ilmamees ka, et ma aeg-ajalt küsisin tema käest, et mis olud nüüd seal on või kas selle koha peal nüüd sajab, et siis mõnikord on vaja seda arvutipilti veidi kalibreerida või paika lükata, siis ta aitas nii-öelda selle poole pealt kohe ka vastu. Ja siis oli kuskil 3 aastat tagasi, ma arvan, siis kui ta sõitis veel Fordis nüüd viimast aastat, siis enne Korsika rallit, ehk siis ilmselt oli see kuskil märtsi keskpaigas, kas ta kirjutas mulle või helistas, täpselt ma ei mäleta, ütles, et kuule, et kas sa saaksid Korsikale tulla nagu tervele Fordile teha ilma, et Meteo France'i sellel neiul, kes on seal koha peal, käis nii-öelda ilma tegemas, et asfaldirallil oli, Fordil oli alati keegi kohal, et muidu kruusarallidel ei olnud nendel. Et kas sa saaksid tulla kohale, et sellel neiul oli juhtunud mingisugune õnnetus ja ta ei saa tulla, et oleks vaja kiiresti kedagi asendama ja et ta oli neile nagu mind maha müünud enam-vähem või selle idee, et ma võiks nagu minna tolle asemel. Ja siis andis mulle paar päeva mõtlemise aega ja siis ütlesin, et okei, et ma siis tulen. Ja siis oligi põhimõtteliselt 3 päeva oli ettevalmistamiseks, siis oli Korsikale lendamine ja tuli täitsa okeilt välja, võiks öelda, midagi nagu valesti läinud, kõik nagu töötas ja siis alates sealt maalt sai siis kuni hooaja lõpuni siis Fordile tehtud paralleelselt Meteo France'iga kõik rallid, et see oli nagu selline ütleme nii-öelda harjutamise hooaeg, et peaaegu terve hooaeg sai tehtud ja võiks öelda, et vist terve hooaja jooksul ei läinud vist midagi eriti nagu valesti ja et tundus, et kõik nagu töötas otsast lõpuni ja siis kui Ott läks Toyotasse, siis võttis ta mind samamoodi kaasa sinna, ütles Tomile, et tal on selline inimene olemas, et kuidas nad praegusega rahul on siis Toyotas oli ka enne Meteo France, Toyota ütles, et nad ei olnud rahul sellega, et ja siis nii see eelmine aasta tuli, et Monte Carlo oli kohe selline päris keeruline, et kui Fordis oli nii, et ma ei käinud tegelikult ühelgi rallil kohal peale Korsika, et ülejäänud oli kõik kodust arvuti tagant, siis alates siis eelmisest aastast sai peaaegu kõik kohal käidud, et ainult siis Rootsi, kus on siis kogu aeg lumi, Mehhiko, kus siis kogu aeg on kõrb ja kunagi sajab peaaegu,
sai siis tehtud kodunt ja siis üks, kuna minu teise tööga kokku nii-öelda, siis langes ka veel Portugal ja üks minu teaduskonverents, kus ma pidin esinema, siis näiteks selline asi nagu Portugali ralli sai tehtud eelmine aasta hoopiski Lõuna-Koreast. Ma tahtsingi küsida korra vahele, et see on hästi põnev sellepärast, et mis nagu vahendid on, mida sa kasutad selle jaoks, et see ei ole, ilmselgelt ei ole see iPhone'ist nii-öelda ilmateate vaatamine ja ütled, et mehed, et kui hästi läheb, et siis tuleb vihma ja võib-olla ei tule ka, et see peab ikkagi midagi palju peenemat olema. Et no eks ta olegi niimoodi, et üks asi on see, et aja jooksul on nagu tekkinud mingisugune kogemus, et iga piirkonna kohta on terve hulk mudeleid. Ja meil siin Eestis Teaduste Akadeemia president on öelnud, et kõik mudelid on valed, aga mõnikord ta ise tegeleb ka kusjuures modelleerimisega. Et kõik mudelid on valed, aga mõnikord võivad nad olla kasulikud. Et siis ma just kasutangi seda sama ütlust, et ma vaatan küll neid mudeleid, et mida nad nagu näitavad, aga neid tuleb vaadata sellise väga kriitilise pilguga, et see annab nagu mingisuguse suuna kätte, et mis nagu võiks nagu juhtuda ja siis samaaegselt on siis võimalik jälgida, mis siis tegelikult ilmaga juhtub, et siis kõik võimalikud vaatlusjaamad on tänapäeval enamus kättesaadavad internetist täiesti vaba ligipääsuga, samamoodi radari andmed, kus on võimalik siis jälgida nii-öelda sajualade liikumist ja siis ilmumist ja kadumist ja siis lisaks sellele satelliidipildid ja mis annab hästi palju juurde, on ka siis see, et kuna ma kõikidel rallidel käin kohal, sõidan ise ka kõik katsed läbi enne rallit, siis mul tekib ka selle enam-vähem sellisest kohalikust ilmast natukene mingisugune arusaam, et kuidas see seal võiks nagu käituda, et päris tihti on selline kohaliku ilma eripärad nii-öelda, et ühel pool mäge sajab, teisel pool ei saja või üks org jääb alati enam-vähem kuivaks või selliseid päris palju niisuguseid pisiasju, et palju sa nii-öelda selle gravel crew'ga tööd teed, et need, kes katse enne läbi sõidavad, nii-öelda kaardistavad seda olukorda vahetult enne, kui mehed peale lähevad, et kas vahetad infot ka? Ja ikka, et meil käib üsna tihe infovahetus kõikvõimalike infoallikatega, millega vähegi võimalik, et minu jaoks üks keerulisemaid rallisid on alati olnud Austraalia, et kuna sealne ilm muutub väga kiiresti, et siis seal on täpselt nii, et alates siis ilmameestest, kes on metsa all, et neid on siis meil tavaliselt kruusarallidel 3-4 tükki, asfaldirallidel 5, mõnikord 6 tükki. Mis see tähendab ilmamehed metsa all, et keegi, kes nagu kämbib seal niimoodi telgis ja teeb tähelepanekuid, et millal sajab ja millal mitte? Et igal meeskonnal on olemas siis nii-öelda välised ilmavaatlejad, ehk siis nii-öelda weather crew, kellel on siis määratud eelnevalt koht, et kus kohta nad tavaliselt mingisugusel katsel lähevad. Et kui päeva jooksul näiteks sõidetakse 3 katset 2 korda läbi, siis nad niimoodi, et on siis minimaalne üldiselt see, et meil on 3 inimest, iga katse peal on vähemalt 1 inimene mingisuguses kohas, mis võiks siis anda nagu hea ülevaate, kas siis taevast või siis väga representatiivne mingisugune teelõik. Et siis nemad mulle annavadki informatsiooni alates sellest, et kuidas muutub õhutemperatuur, kuidas muutub teepinnatemperatuur, kuidas muutub õhuniiskus, millised pilved on taevas, näiteks igal ühele on tehtud selline väikene pilveatlas, kus kohast nad siis ütlevad lihtsalt numbrid, et mis number pilved pealt taevas parasjagu on. Ja siis kuni selleni välja, et mismoodi näiteks 2 läbimise vahel teeolud on muutunud, kas on läinud rööpasse, kas rööpasse on vesi tulnud, kui sügavad on näiteks rööpad kusagil tekkinud, kui kaua näiteks tolm püsib õhus, mitu sekundit peale auto läbimist. Miks see tolm oluline on? See? Tolm on nähtavuse pärast, jah, et siin tekibki nagu sellised erinevad faktorid, et näiteks kui meil on suhteliselt vaikne, on näha, et tolm praegu püsib näiteks mingisugune minut 30, stardivahed on kusagil 2 minutit, siis on karta, et meil tuleb veel madal päikene näiteks sinna samal ajal ja siis päris tihti siis meeskonna juhid, siis näiteks meie puhul Kai Lindström siis pöörduvad siis FIA poole või rallikorraldajate poole, et näiteks et pikendada seda stardivahet siis 3 minuti peale või midagi niisugust, et see on esiteks eelkõige ohutuse mõttes, et kui sa ikka ei näe, kus kohta sa sõidad, siis sa ei näe, jah. Siis sa ikka ei näe, jah. Tarmo tahab pausi teha vahepeal. Just, need Kaur on meil juba kogenud, see näeb, et ma siin nihelen tükk aega juba, et teeme ühe väikse pausi ja siis räägime edasi.
nii, oleme tagasi, stuudios on Hannes Tõnisson, Toyota Gazoo Racingu ilmaennustaja. Kui sa oled nüüd 2 aastat seda teinud sellise põhjalikkusega, kas mõni teine suur tiim, mõtlen siis nagu ütleme, kes siis WRC-sarjas sõidab, kas on näha, et on hakatud ka vaatama, et seal Toyotas on mingi vend, kes ju, et midagi nad teevad teistmoodi? Kas teised tiimid ka seda tegema on hakanud? Või nad ei tea, mis teie tiimis toimub? Aga päris täpselt kõik ei ole teada niimoodi, et ega me ka kõike välja ei räägi, mida me teeme. Sa praegult räägid? See on ainult selline pealmine külg. See on see, mida kõik teised tiimid ka teavad. aga ega ma seda ei räägi, mida teised tiimid ei tea tegelikult väga niimoodi avalikult. Et eks seal natukene veel selliseid lisaasju ja detaile. Aga üldiselt seda ma tean, et kindlasti Fordis midagi enamat ei tehta, sest Fordi ilmaennustaja on meil ka siin eestlane. Ma tean üsna täpselt, mida ta seal teeb ja antud juhul nad praegult teeb ainult asfaldirallidele, teeb ülevaateid ja käib kohal ainult asfaldirallidel ja ta ei ole vist elus ühelgi katsel ka käinud. Et selles mõttes, et seda ilmaennustaja poole pealt on ikka väga raske on sellest päris täpselt prognoosid ja kui sa täpselt ei tea, mis objektile sa seda teed. Et see nagu annab palju juurde. Ja teiste meeskondade osas ma tean, et seal teeb Meteo France ja nendel on selline standardpakett, et mida nad kõikidel spordiüritustele teevad ja nii palju, kui ma olen rääkinud ühe Citroeni endise inseneriga, siis seal on üks vana kogenud meteoroloog Meteo France'ist, kes on juba sel alal töötanud 20 aastat ja on viimased 20 aastat kogu aeg niimoodi teinud. Et võib täitsa karjääri nagu ehitada selle peale, ma saan aru, et jah, aga Hyundai kohta ei oska öelda, aga kuna nendel on ka Meteo France, siis ma ei tea, et mida nemad seal juures teevad. Räägi juurde sellest, mõtlen, et kui nüüd sina teed selle prognoosi, et sõitjal ju tegelikult autod ei ole võimalik vahepeal väga palju häälestada, et see siis kehtib kuni hoolduspausini, et siis te peate lööte mingi seadistuse lukku, lööte rehvi valiku lukku ja siis te peab sellega kuni, ma ei tea mitu, siis 4-5 katseteks ära sõitma. Et see ongi siis see horisont, millega sa töötad põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt on tegelikult niimoodi, et kui meil praegult on siin Mehhiko ralli, siis esimene Mehhiko ralli prognoos läks välja juba nüüd sisuliselt siis nädal varem laupäeval. Et siis nädal varem laupäeval oleks nagu selline üldpilt olemas, et missugune olukord enam-vähem on. Järgmine prognoos läheb vahetult enne seda, kui minnakse legendi kirjutama, ehk siis see läks siis eile peale lõunal, kui Mehhikos hakkas nii-öelda teisipäevane päev, mindi siis kirjutama katseid üles, et siis oleks katsete kirjutamisel nendel enam-vähem ettekujutus olemas, et esiteks missugune ilm on siis, kui need legendi kirjutavad, ja teiseks, et kas olud muutuvad võrreldes sellega, mis on siis, kui nagu legendi kirjutatakse, et kui kusagil on mingi väike lomp ja kõvasti noodata vihma, siis see väike lomp muutub suureks või siis näiteks üldse ei ole lomp ja tekib lihtsalt on mingisugused lohud või on näha mingisugused kohad, siis neid osatakse ette näha, et mis nende kohtade peal juhtub. Ja siis, kui on kogu legend on kirjutatud, siis enne ralli algust pannakse, ma arvan, et kõikides tiimides enam-vähem paika ka selline refistrateegia. Et püütakse ju ka ralli poole pealt rohkem sellist keskkonnasäästlikumad olla, mis tähendab siis seda, et on määratud ära mitu rehvi sa saad ralli jooksul kasutada. Ja see tähendab seda, et üldiselt vanasti valik oli suurem, nüüd on valik on väiksem, aga valikut on tehtud selles mõttes põnevamaks, et ühel rallil üldjuhul võib nagu kasutada näiteks 2 erinevat tüüpi rehvi. Et näiteks kui oli Austraalia ralli, kus kohas sa võisid kasutada kas siis kõva rehvi, kruusarehvi või keskmist. Aga sul on seatud need numbrid ette niimoodi, et keskmise arv on piiratud, kuna see ei ole nagu põhiline ja kõva rehvi arv on siis nii-öelda see maksimumkogus, mis sa võiksid kasutada, võiksid kõik kõvaga kasutada, aga kui on sul vahepeal sajab vihma ja on tee olnud natukene kehvemad, siis sa saad mingitel katsetel kasutada pehmed. Ehk siis ongi, et ralli nädala alguses panna paika strateegia, et kus, millal, milliseid rehve tõenäoliselt võiks vaja minna ja mõnikord ongi olukord, kus kohas tuleb minna katsele sisuliselt vale rehviga, aga lihtsalt tuleb leida selle nädalavahetuse jooksul üles, kus ta on kõige vähem valem. No just jah, see optimum ilmselt, et sa mingitel katsetel kaotad, teistel jälle võidad, eks? Jah, et sa lähedki nagu katsele, et sa tead, et see on selle katse jaoks tegelikult vale rehv,
aga kui sa vaatad, et sul on nagu nii-öelda selles rehvipartiis, mis sulle ette on antud, et selles neid rehve on täpselt nii palju, et pühapäeval tulevad veel hullemad tingimused, siis nendel tingimustel ma pean kasutama neid rehve, mida ma praegult oleks võinud kasutada ja siis kindlasti selle arvelt hoopis rohkem võida. Aga mis rallid need kõige hullemad on, selles mõttes, et sulle kui ilma ennustajal, mul on selline tunne, et need on ilmselt sellise väga vahelduvad olud, et kus need siis on, et Wales, Monte Carlo, Rootsis sõltub väga palju sellest, kas on külm või mitte ilmselt. Rootsi ei ole üldse hull, et on tegelikult 2 tüüpi hullu minu jaoks. Et üks hull on see, kus kohas on olud kiiresti muutuvad ja on hästi varieeruv kogu see kupatus, mis on siis näiteks Monte Carlo. Et siin siis näitena tuua seda, et kus kohas meil ühel pool mäge on pluss 17 kraadi ja kuiv asfalt ja nii kui me pöörame mäe nuka taha, on meil pluss 2 kraadi ja 10 senti lund enam maas või kilas jää. Et selliseid olukordi nagu näha, et kus nii-öelda teeolud muutuvad, kui kiiresti kusagil midagi sulab või kui kiiresti midagi jäätub, et sel aastal ka oli näiteks olukord, kus kohas isegi veel gravel crew läbisõitmisel oli nii-öelda esimene katse oli täiesti märg ja siis kuna ma umbes samal ajal proovisin läbi sõita selle katse eelneval õhtul, kui ma nägin, et on enam-vähem samasugused tingimused ja siis eelmisel päeval selleks ajaks oli ilusasti kõik see ära jäätanud. Et see just üks nagu selline viis ongi, et siis nii-öelda rajaga tutvumisel ma püüan ka samu enam-vähem kellaaegu sättida, et millal see katse nagu toimub. Et siis näha, et mis mingisugustes oludes nagu seal võiks juhtuda. Sa pead suht kiirelt sõitma siis katsete vahel. Väga hea, ma tahtsin just selleni jõuda, et siin tehnilisest minna natuke sellise üldise elu poole, et sa ütlesid, et sa sõidad kõik katsed läbi, toimetad sa ringi, et esiteks, kas sul on endal ka kiiruse pisik sees ja teiseks, kas sa oled näiteks Oti või kellegiga mingi kas või lõbu pärast või mõne sellise kiirema ringi teinud? Kuidas sulle kiirusega suhted on? Ei kiirusega on okei, et ei ole hull midagi. Üldiselt ise sõidan korralikult ilusasti ja katseid läbime, siis ma enamasti istun ka kusagil kellegi kõrval. Nii et päris tihti nagu ei jõuagi vaadata, kui kiiresti keegi sõidab. Et Otiga ei ole nagu kiiremaid ringe teinud, aga tema gravel crew'ga on saanud päris palju katseid läbi sõita, et näiteks selline huvitav koht on Korsika, kus kohas siis sa võid sõita täiesti kiiruse nii-öelda piirdes, limiitides, aga ükski normaalne inimene tegelikult kui elu ja tervis armas on, siis elu ja tervis armas on, siis sellega nagu üldiselt seda nagu väga ei kasuta seda limiiti. Aga näiteks siis see gravel crew Martin Kangur on üsna kogenud käega ja sõidab ilusasti, aga kui ikkagi niimoodi 48 kilomeetrit katse järjest ühegi peatuselt ära sõita, siis mina mäletan, et eelmine aasta nii-öelda nädalavahetuse või selle ralli esimese katse lõpus oli mul küll süda nii paha, et ma istusin pärast katset tükk aega kivi peale ja isegi merel ei ole kunagi seda nii pahaks läinud. Aga see on sellest, et sa üritad samal ajal mingid märkmeid teha, et sa ei vaata teed siis? Ja natukene ka sellest, et ma istun ka tagaistme peal ja antud juhul oli natuke probleem selles, et oli uus auto jälle, mida enne oli nagu kasutanud ja siis me ei olnud päris korralikult suutnud veel välja mõelda, et mismoodi seal konditsioneer töötab, siis taga oli ka üsna palav, nii et pea oli märg otsas ja siis välja ka nagu hästi ei näe ja vahepeal kirjutad midagi ja teed. Aga just ralli ajal, kui palju sa veedad kuskil arvutis modelleerid või kui palju sa käid nagu välja peal? Kui palju sa oled nagu õues ja mõõdad ja vaatad taevasse? Et põhimõtteliselt on nii, et see aeg, kui kirjutatakse legendi, sõidame me samal ajal terve selle aja hommikust õhtuni üldiselt ka katseid läbi. Et need päevad lähevad kõik nagu tihedalt väljas ringi sõitmiseks, samal ajal vaatame nii teed kui taevast, kui ma ei tea mida veel, kõik asju. Ja siis teinekord saab kohalikega rääkida ja küsida kohalike käest mingisugust nõu selles osas, et mismoodi ilmaga on, et näiteks poes kohalikud abemikud võtad ette ja siis räägime ilmast. Näiteks Austraalias sai kohalikud eestlased võtta ette ja siis eelkõige näiteks üks tuttav laevakapten, kes siis rääkis, kellel on siis päris head arusaamad tavaliselt, mismoodi ilm käitub ja kus midagi sai ikka niimoodi tundide kaupa arutada, et mis toimub. Aga ülejäänud nädal on päris suuresti nii, et hommikul tavapärane päev rallil algab see, et ma valmistan hommikuse prognoosi juba hotellis enne ette.
mis tähendab siis see päev algab tavaliselt kuskil 3-4 ajal, siis tavaliselt kuskil 4-5 vahel hakkame sõitma serviceparki, sõltuvalt sellest siis, kui kaugel see parasjagu asub. Mõnikord on lähedal, saab jala minna, ei ole hullu, mõnikord tuleb sõita pool tundi kuni tund kohale. Siis tõenäoliselt on seal mingisugune koosolek alguses, kus siis arutatakse veel üle rehvi valikut, muud olud, ilmastikuolud, kõik võimalikud muud autoseaded. Ja siis ma hakkan valmistama ette nii-öelda lõunast olukorda, ehk siis kui tullakse lõunasesse servisesse, et tund enne seda, kui nad tulevad sisse, tahavad juba insenerid teada, et mis meid ees ootab sisuliselt. Ja siis veel viimasel hetkel saab veel üle vaadata, enne kui autod välja lähevad servisest, et näiteks kui on selline kriitiline rehvi valiku moment, et siis läheb teinekord päris viimase sekundini välja ja saab päris viimasel sekundil ka veel selline rehvi otsus endal tehtud. Küsimus selle vahele, kes lõplikult tegelikult otsustab, mis rehvid tulevad? Kas kui palju sõitjatel seal sõnaõigust on? Või pigem on see puhtalt inseneride ja ilmataadi ja ilmaspetsialisti otsus siis? Et on kõigepealt igal autol on ju oma nii-öelda peainsener ja lisaks sellele on siis tegelikult ka veel olemas ju rehviinsener, kes siis nii-öelda peab arvet selle üle, kellel kui palju mingisugust rehvi järgi on. Ja et millised rehvid kuskile alla lähevad, et kas lähevad uued, kas lähevad siis mingisugune segu, kas mõned lähevad mingisugune natukene kulunud ja nii edasi alla. Ja siis tavaliselt ma arutan eelnevalt rehvi inseneriga läbi, tema annab siis selle info põhimõtteliselt edasi siis sõitjatele ja tihti juhtub ka veel nii, et sõitjad tulevad veel minu juurest läbi, siis saab nii-öelda topelt see veel üle arutatud või kui on nii-öelda Gravel Crew veel mängus, siis Gravel Crew annab veel omapoolsed soovitused, näiteks siin Monte Carlos oli just üks olukord, kus kohas Ott tegi täiesti teistsuguse rehvivaliku laupäevasel pealelõunal, kui teised läksid naastudega, tema läks siis lihtsalt tavaliste lumerehvidega. Et siin just oligi Martin Kangur oli see, kes siis ütles, et tema arvast küll, et saab täiesti okeilt nii-öelda lumerehvidega läbi. Meeskond rehvi inseneri poolt oli soovitus ilmselt, et siis turvalisem oleks ikkagi minna naastudega ja siis ma mäletan, et Ott veel kutsus mind enda juurde ja istusime veel korraks laua taha maha ja ütles, et küsis üle, et mis ma arvan sellest, et Martini mõttest ja ma vaatasin oma andmed üle ja ma arvasin, et ei ole midagi hullu, et üldjuhul tegelikult on üks oluline asi ongi ralli juures see, et lugeda nagu ka natukene sõitjaid, et mida nad nagu ise ka nagu mõtlevad, et see hetk, sa juba nii palju tunnet tegelikult neid sõitjaid, et Oti puhul ma juba saan aru, et tegelikult on ta oma otsus juba selleks ajaks ära teinud ja kui ta minu käest seda küsib enam-vähem. Ja kui ma vaatan, et nagu enam-vähem okei on, siis ma kinnitan, et et see on väga hea otsus, sest hästi palju enesekindlusest sõltub sellest, et kuidas ta sõidab, et ta teab, et okei, mul on tegelikult väga hea valik, on praegu trehvi valik ja see annab tal nagu lisakindlust juurde. Et kui sa nagu viimase hetkeni kusagil ei ole nagu kindel, siis sa pärast lähed katsele ka, sa ei ole kindel enam selles, et kas nüüd sai ikka õigega, kui sa saad oma Gravel Crew'd kinnitus, et see nüüd IRF ja ilm ütleb sulle ka, et jumal okei valik, sa lähedki ja arvadki, et nii on ja sõidad nii nagu ilma mingit muret tundmata. Kuidas siis nagu prohmakatega lood on, et kindlasti on mingi tööõnnetusi ka juhtunud, et prognoosid ei lähe pihta või kõik on alati perfektne? No ütleme rehvi valiku osas tegime siin sellist huvitavat statistikat, et siis kui see Fordi aasta oli, et siis meil ei läinud ühtegi vale rehvi valikut ja eelmine aasta ka ei olnud ühtegi vale rehvi valikut sisuliselt. Et see pildikult öeldes võiks olla seda, et viimased 200 on läinud õigesti umbes, pluss siis nüüd siin selle hooaja oma. Et aeg-ajalt ikka tuleb ootamatusi ette ja midagi sellist. Aga ütleme nii, et siiamaani on läinud päris okei, et üldiselt mina olen oma prognoosiga siis rahule, kui ma tean, et nagu minu arust nagu enam paremini ei saa. Et ma tean, et alati mingisugune selline error ikka kusagil võib sees veel olla, aga üldiselt näen ma ikkagi nii palju sellega vaeva, et kui ma tean, et see info, mis ma nüüd ära saadan inseneridele või annan edasi pilootidele, et tegelikult nagu paremini ei tohiks nagu saada seda asja kokku saada. Okei, ma tahan ühe küsimuse jälle küsida, et see minu arust tundub uskumatu, see detailsus, kuidas sa ilma kirjeldad, et ütle seda, kas seda tavapärast ilmaprognoosi ikkagi võib usaldada, mida meile näidatakse igal pool? Et vaata, see ongi hästi suur erinevus, et
et mina prognoosin ilma mingisugusele konkreetsele kohale, asukohale, mingisugusele lõigule, et põhimõtteliselt ma ütlen ka, ei ütle seda, et kus koha peal, et missugune ilm tuleb nii-öelda kiiruskatsetel, ma püüan ka selle info anda, et kuidas see ilm vaheldub kiiruskatse ulatuses. Et see tähendab seda, et ka meil Tallinnas piires võib olla täiesti erinev ilm. Ja kui me kuuleme kusagilt mingit raadioilmateadet või mis iganes. See on täiesti kasutu, ütleme ausalt. See on tegelikult üldistus. See on mingisugune üldistus ja see annab sulle sellise üldise pildi, et kui on teada, et tuleb mingi suur tsüklon peale, hakkab vihma sadama sajab terve päev, siis üldiselt on okei. Aga kui on mingisugused sellised hoovihmad või selline vahepealne ilm, jah, et siis sa saad nagu teada trendi, et mis on, et täna hommikul nagu lühikeste pükstega tööle poleks tulnud. Seda, kas heina on mõtet täna tegema hakata, sa peaksid ikka Tõnissonilt küsima, kas minu heinamaa peal sajab? et no see on juba jah selline, et kui tahta ju täpselt, siis on ikkagi mingi konkreetne asukoht oleks vajalik, jah. Et aga ma näen, et sa võiksid seda oma praegult, ma ei teagi, hobitöö, kuidas nimetada, skaleerida, et ongi põllumajandusteavitused ja et kus seda veel kasutada saaks seda teadmist, et rallisid on paar korda kuus, aga siin on igasuguseid huvitavaid küsimusi on tulnud, et no mina kõigega ei jõua ka tegeleda, et näiteks on, loomulikult mida on küsitud, on näiteks Tartu maratoni kohta. Seal ma teen alati enda jaoks, et kuna ma ise iga aasta sõidan, siis ma ise määrin alati suuski ise endale ja panen ka paika siis prognoosi, et kuidas on, siis on jube hea kedagi teist veel süüdistada, et muidu kirjud terve maratoni, et määris kehvad suusad. See eest sa sõid täkkes, sest oli ju hästi raske tolud. Jaa, täitsa okei oli, lihtsalt mul on nii kehvad suusad, et määra lihtsalt kulus alt ära, et ma võin poole maa peal vahepeal korra seisma jääma, aga ma olin sellega arvestanud, nii et mul oli taskus oli määret lisaks, nii et panin vahepeal juurde. No selge, ma arvan, et sel teemal me võiksime rääkida teise saatega otsa, aga võib-olla kunagi teemegi, et äkki saame vahepeal rohkem teada, mis selles maailmas toimub. Siis küsime uuesti, aga aitäh, Hannes, et tulid, aitäh, Kaur, et appi tulid. Tule teine kord jälle, eks ju. Tulen ikka. Ja kuni järgmise nädalani.